Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kardispordimeistrivõistluste kolmas etapp sai teoks Aravetel, mis seekord tõesti vääris oma nime, sest kõik finaalsõidud toimusid lausvihmas. Lisaks meie paremikule olid kohal külalisvõistlejad veel Soomest, Lätist ja Venemaalt. Kadettklassis oli rajal 6 noort kihutajat. Nagu kahel varasemal võidusõidul oli ka seekord kõige kiirem Erik Jaanimets. Teine ja 4. koht läksid soomlastele, nende vahele suutis end kiiluda Andi Talvar. Mikroklass oli hädas määrustepärase stardiga. Kui esimesel 3 korral see kuidagi ei tahtnud õnnestuda, peatas võistluse juht Andreas Niklus punase lipuga kogu rivi, tehes ühtlasi liidritele viimase hoiatuse. Sellest abinõust piisas ja nii võis 12-ringiline võistlus lõpuks alata. Libedal rajal tundis end kõige kindlamalt Oskar Männamets, kes lõpuks 7-sekundilise eduga etapivõidu noppis. Teine oli Patrik Hagala, 3. Artjom Vedennikov. 14 poisi hulgas kiudsid vapralt ka 3 tüdrukut, neist parimana oli Laura Pomerants 6. Nüüd aga võitja arvamus. Mis seal stardis teil siis juhtus, et nii kaua pidite seda võistlusringi ootama? Ken Oskar Algre kogu aeg lihtsalt sõitis eest ära mult. Siis lõpus, kui stardi saite, siis sul probleeme enam ei olnud või mis sa räägid stardist? No lihtsalt kiirendasin ja läksin lihtsalt kõigilt eest ära. Kas vihmaga muidu üldiselt on raskem sõita või kuidas sa tunned ennast libedal rajal? Vihmaga on lihtsalt sõitma kui kuivaga minu arust. Kus sa selle oskuse oled omandanud, et sa vihmaga nii kibe käsi oled? Ma pidurdan hästi vaikselt, igati moodi pidurdan. Igati moodi sõidan ka. Keda sa seal oma konkurentides kõige rohkem silmas pead? Ronald Patriku Agala ja Ken Oskar Algre. Kõige pikem rivi lookles rajal miniklassis, kus osavõtjaid oli 4 riigist. Valestardiga sai algul edu sisse venelane Vilajev, kuid sellest oli vähe abi, sest peagi kihutasid pika rivi liidritena juba Rimo Kadapik ja Paul Aron. Jõudselt parandas oma positsiooni selle klassi uustuluk Jan Kalmet, kes on kindlust juurde saanud Soomes võistlemisest. Väga visalt püüdis liidrit Paul Aron, aga veepilves mööduda siiski ei õnnestunud ja nii sai Rimo Kadapik ülinapi võidu. Start läks kenasti, kõik läks kenasti. Kus sul kõige põnevad momendid oli? No siis ikka, kui üle finišijoone tuled. Oli raske sõit? No see vihm ja see kõik külmus ja kõik on hästi imelik on sõita ja libe. Oli sul teada ka palju edu on järgnevates? Ei, mõnikord taha vaatasin ja väike vahe oli. Vaid 0,7 sekundit jäi temast maha Paul Aron, kes tegi aga parima ringi aja. 3. koha sai Jan Kalmet. Starti läinud just kõige paremini, et oli veidi raske startida, kui esimest startis väljast, siis sa pidid olema teise tagant seest, aga ma sain teiseks ja tulin järgi, aga kuna mitte midagi ei näinud läbi visiiri, siis vahepeal tuli ringis viga sisse ja kõik see maa, mis ma talle järgi tulin, läks kohe kaotus. No aga lõpus hakkasid ikka Rimule lähemal tulema? No ja vaikselt hakkasin, aga ikkagi mitte midagi läbi selle visiiri ei näinud, nii et päris võimatu oli sõita. Jan, räägi nüüd oma muljeid sõidust. Start läks natukene halvasti, kuna olin ka seespoolt ja sealt on järsem tõus, aga olen sõiduga rahul, et 3 kohta tõusin, normaalne. Rotax seeniori ning juuniori ühises stardis tundis end kõige kindlamalt kogenud Kairo Kivi, kes kasutas osavalt ära parima stardikoha eelise, pääses turvalisse eduseisu ja suurendas ringilt oma edu Mauris Põldmaa ees. 2 seeniorklassi sõitja järel käis äge lahing kiiremate juunioride vahel, kus oli koguni 4 kiiruse poolest võrdset poissi. Selle stardi üldvõidu võttis kindlalt Kairo Kivi, teine oli Mauris Põldmaa, nemad olid ka seeniorklassi 2 kiiremat. Päris okei oli, et lootsin vihma ja eelfinaal oli parem kui finaal. Otsisime kogu aeg rõhku, aga ikka ei leidnud päris õiget. Kogu aeg oli natukene kehv see asi all. Et ise väga rahul ei olnud, aga läks nii. Ütleme, et selline sõit vajab lihtsalt kogemusi, jah? Ta vajab kogemusi ja täpsust. Vihmaga on eriti oluline täpsus, sest
praegu hakkas vesiliuk tekkima ja üsna keeruline oli. Oli aega selja taga pilku visata. Kogu aeg nüüd täpselt nii-öelda ärakeeramisnukal oli näha nii-öelda rohelist karti, head värvi on õnneks. Mauris, stardist alates püüdsid hoida küünte hammastega kinni. Proovisin jah, et stardi sain teisest reast tulnud mehe taha toppama, aga sellest mööda saades siis läksin kohe ja üritasin järgi saada Kairole. Ütleme kiirema ringi võrdluses teil on mõni sajandik vahet, aga lõpuks libises Kairo ikka eest ära. No jah, et eks tal kogemusi on rohkem ja et ta suudab kauem sõita, et see maksab. Tundus nii vahepeal, et sul oli mitte tänasel etapil, et sul vahepeal kadus nagu kiirus ära või? Ei no jah, et vähe treeningut, et käsi on külm, oli hooaja alguses, aga nüüd on käsi soe ja nüüd läheb aina rohkem hästi. Väiksemas klassis oli lõpuringidel kõige osavam Georg Kõss, kellele väikeste vahedega järgnesid Erich Küün ja Karl Leesmaa. Oli päris pingeline võidusõit terve sõidu, üritasin kogu aeg leida võimalust. Kuidas te seal jõudsite selle vihmapõllus veel nii 11 jälgedelt kokku ei põrganud? No ma arvan, et see tuleb kogemustest. Oli sul korra kõhklusi ka, et kas jõuad järgi ikka? Ma olin järgi, olin terve sõidu, aga tekkis kõhklus, kas mööda saab, kuna mööda saamine oli päris raske. Rehv pidas korralikult? Ja lõpupoole hakkas rehv järjest paremini pidama ka veel. Lõpus koha säilitamisega probleemi ei olnud? Ei, ma möödudes sain kohe vahe sisse ja sai hea tempot vedada. Ja algul oli sul Georgi ees väike edu sees seal? No oli tõesti, aga Georg oli seekord ikka kinna peale kiirem minust, et ainukene eesmärk oli, et teda minu taga kinni hoida. Et ta pani ikka päris, no kui ta mööda sai, siis ta pani kohe eest ära, et oli ikka kinna peale kiirem seal. Võtsid sa seejärel nagu riske ka, et hammastega veel kinni hoida? Et nagu, kuidas öelda nüüd jah, et ma nägin, et oli mul külje peal, et ma ei hakanud ta ära laskma minema, et ma läksin tema kõrvale ja proovisin kiirendada välja, et see töötas päris kaua aega, aga lõpus sai ikka mööda. Kas sa võrdled seda kuivaraja ja märjaraja sõitu? Et muidu mõlemad on väga põnevad sõita, et kuivalt sa pead ikka natukene rohkem minu meelest pingutama. Aga praegu oli ikka lõpupoole tekkis selline vesiliug, et täitsa raske oli sõita, et kurvi läksid, rool oli täiesti risti ja silmad kinni ja hambad ristis, lihtsalt lootsid, et jääd rajale. Sama kiirust näitasid rajal ka X30 klassi sõitjad. Kohe stardist libises teistel eest ära Kaspar Korjus ja võttiski kindla etapivõidu. Lõpuks oli vahe väiksema kubatuuriga kardil sõitnud Siim Leedmaga 7,3 sekundit. Seade oli täiesti paigas ja sõit sujus. Aga kuidas ennast motiveerid sel libedal rajal, et see ikka rajale jääb? No eks ikkagi praegu on mängus maailmakarikale pääs, et sellepärast. Ühesõnaga, et vanem vend on võitnud juba maailmakarikas, tahad nüüd järgi teha? Ja kindlasti. Mis sa Eesti konkurentsi kohta ütled? No praegu on pisut vähe inimesi, aga muidu on normaalne. Ega Maxil on ikka raske vastu saada, et juunioriga vähem võimsust kui Maxil. Mis need kõige suuremad ohud siin Aravate rajal praegu on? No enne messi pidurusmaal oli üks väike vesiliug, kuidas seda nimetada, et soojendas ringil, viskas pilli täiesti risti, et seda pidi jälgima ja kindlasti ei tohi nagu kummiala peale sattuda, et see on ka väga libe. Lausa üllatav oli, et stardis suutsite kõik nii puhtalt võtta sellel esimesel märjal sirgel ja see esimene kurv ka. Eks kõik tahtsid ennast rajal hoida ja lihtsalt tahtsid minema saada ja siis pärast poole neid asju klattida, et pole mõtet kohe esises kurvis hakata rapsima. Üldarvasse 3. kohaga lõpetas sõidu Robin Vaks, kelle järel olid finišis Georg Tintse, Gregor Jeets ning Jakob Poja. Hakkasin alles tagant otsast tulema, kuna eelfinaalis oli väike tehniline rike. Hakkasin 11. kohalt vaikselt noppima ja läbi raskete võitluste tuli lõpuks ära. Eelfinaal oli ka täitsa positiivne, olin 3. kohal ja kvalifikatsioonis samamoodi. Kuigi vabatreeningutel oli hoog palju tunduvalt parem, sest olime siis kuivarajal ja seal oli Kaspariga mul 10. vahe umbes midagi sükest, et pigem eelistaks kuivaraja rohkem. Mastersklassi viimaste hooaegade kindel valitseja on olnud Priit Sey. Hoopis kindlamalt tundis endaga vihmalibedal rajal Mihkel Vaks. Kiiremanigi võrdluses jõudis talle kõige lähemale Priit Sey, kes suutis 4. kohalt teiseks tõusta. Päris ohtlikuks ta liidrile siiski ei saanud ja lõpuks tegi veel märjal rajal pirueti. Nii sai kindla etapivõidu Mihkel Vaks. Mihkel, tundub, et
libe ja märg rada sulle sobib? Jah, võib-olla ei tea, juba kuivaga ka natukene ikka hakkab tulema, aga märg on omamoodi, lihtsalt see üldine olek on natuke siuke kehva, aga muidu on väga kihvt jah. Natuke libisemist on jah, minule võib-olla lähedasem. Stardist alates kõrvalt vaadates tundus suuri probleeme ei olnud? Jah, eks ta on natukene võib-olla siin kardis harjumatu minu jaoks on, et siuksed pisiksed, et aetakse kümnendike taga, et väga väiksed vahed, et siis kogu vaatad üle õla, et tegelikult kuidagi nagu pabistad, kui natukene kuskil ühe kurvi eksid, et kas juba keegi on tuules, aga praegu oli jah, suhteliselt kontrollitav ikkagi. Kas jõudsid ära vaadata veel, et sinu eessõidus just Robin jõudis poodiumile, et ega sul ka muud üle ei jäänud? Eks me siin omavahel niisama natuke nalja ka viskame, et ta on muidu ikkagi tublim olnud selles mõttes, et on väga tublisti nüüd siin juba aastaga nagu õppinud ja arenenud. Eks ta meil selline väike pereüritus on, et isa saab veel poegadega välja minna. Priit, räägi, nägin seda, et ratas lihtsalt jäi lompi kinni. Ratas jäi mööda minekul lompi kinni ja tuli spinn. Aga ei, ise rahul, et lõpus sai joo üles ja sai Mihklit ja Lätas püüda, Sa oled kuival rajal olnud selle klassi kuningas, nii võib öelda, et mis siis märjaraja eelisid on? Ei, ega mul meeldib märjaga ka sõita, selles mõttes mul nii vahet ei ole, aga täna läks sedapse siis. Kas tundus, et vahepeal, et suudad selle vahe Mihkliga kinni sõita? No ma finaalis nägin, ma püüdsin neid muidugi, et ma tulin kogu aeg lähemale neile, aga lootsin muidugi, et kui ringid otsa ei saa, siis ma saan nad kätte, aga ebaõnn seekord lihtsalt. Kõige kiiremas KZ2 klassis oli seniste etappide kindel võitja olnud Sten Piirimägi. Õiget võidusõitjat ilmastikutingimused ei sega ja seda tõestas Sten veenvalt ka Aravetel. Tema oli ka ainus, kes veidi rohkem kui kilomeetri pikkuse ringi alla 50 sekundi suutis läbida. Maarjo Vendla ja Hannes Tampere olid ringiaegades võrdsed. Lõpuks sai aga sekundise eduga teise koha ikkagi Vendla, kuigi Tampere ringiaeg oli kübeke isegi parem. Sten Piirimäe edu oli ruudulise lipu langedes 7 sekundit ja mõni kümnendik ülegi. Kuidas sa alates sajasõidust ja eelfinaalist seda häälestust selle kardile seadsid? Eks me vaatasime ikka selle järgi, et oleks stabiilne. Et kvalis võib ühe kiire ringi teha, aga mis kasu sest on. Et ikka alati finaali peale mõeldes ja niimoodi enam teeme. Lihvisid ringe päris apteekri täpsusega vaatamata selle, et rada oli ju muutuv. Jah, et kuidagi ikkagi see rada sobib vihmaga. Kindlasti oleme saanud seada ka väga paika. Aga jah, tegelikult kõik kõrvale, et mis siin muidu on vihmaga, oli üsna meeldiv sõita. Maarjo, pingutasid nagu suutsid, aga vahe ikka tasapisi kärises. No jah, mõtlesin, et olen natuke lähemal Stenile, aga ta lihtsalt kadus täpiks, ütleme nii. Mis see tema eelis selle raja peal on siis? Ära mulle seda ütle, et võib-olla see, et on see aasta palju sõita, et ma olen teist korda KZ-iga rajal äkki. Et kindlasti ta sõidab hästi, et kahtlemata. Et ei oska öelda, mille poolest ta parem on. Aga ise naudid seda KZ-i sõitu? Eks ma püüan nautida, jah, nii raske kui see ka pole, aga eks ta üks raske asi on millegi sõita. Et kindlasti on ta äge, et võiks rohkem trenni teha ja vaeva näha, siis oleks veel ägedam, ma arvan. Maarjost hoidsid ikka päris hammaste ja küntega kinni? Jah, algus läks vahe päris suureks, aga lõpus üritasin teda kinni püüda, aga siis nähtavus läks nii halvaks, et enam ei näe kuhu sõita ja vead järjest tulevad sisse. Ma lausa imetlesin seda, et see veepilv läks ju, mida lähemal jõudsid, seda tihedamaks. Seal tagasirgel on nii palju vett, et täiesti põhimõtteliselt pime silmi sõidad. Nii, kui lähed väga võimsalt sisekurvi, siis on piruett lähedal. Täitsa võimalik on see. Aga eks tingimused olid tegelikult kõigile võrdsed? Muidugi, aga just, et see, kes ees, selle on lihtsam. 3. etapi edukam võistkond oli taaskord Aivar Korjuse Aiks Racing. Eesti meistrivõistlused jätkuvad 4. etapiga, mis sõidetakse 9. juulil Rapla kardirajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.